ma olen pahane, ma olen väga pahane. Mulle ei meeldi see. Mulle üldse ei meeldi. Nagu laste ja laps. No. Absoluutselt. On ju? Absoluutselt. See on nii veider tõesti, et maailma juhtivat võimu juhib inimene, kes räägib lihtlausetest. Absoluutselt. Ilus eelarve. See on ilus. Jah. See on suur, see on väga suur. Mis sa 8 aastat tagasi tegid, mäletad sa? See on 17 siis või? 17. Ma näitan sulle, mis sa tegid 8 aastat tagasi. Head liitlased Eestis. Alustame kohe asjast, sest aeg on raha. Taavi Rõivas, ma lootsin sinust rohkem. Kohe palju rohkem. Kas tõesti on see parim, mis sa suudad, et lükkad neiu 2 küünkapi vahele? Kitsasse praku. See on väga rumal. Väga rumal. Kui midagi teha, siis ikka korralikult. Nii et, Taavi Rõivas, sa oled valandatud. Ja, tegime Janniga tegime seda Putini ja Trumpi. Ühesõnaga, sa oled mänginud Donald Trumpi sellise lavastus Trump ja Putin. Kas võiks nüüd järje teha? Ei võiks. Milleks? No, kas ei ole puhas kuld? Okei, Putini osas võib-olla on nagu keerulisem praegu huumori nurka leida, aga Trump? Seal ei ole enam midagi naljaka. Ma just vaatasin seda selle pilguga kuulasin, et see tekst, et natuke oli ikka seda, et tal on ju see, ma olen pahane, ma olen väga pahane. Mulle ei meeldi see. Mulle üldse ei meeldi. Nagu laste ja laps. No. Absoluutselt. On ju? Absoluutselt. See on nii veider tõesti, et maailma juhtivat võimu juhib inimene, kes räägib lihtlausetest. Absoluutselt. Ja. Ilus eelarve. See on ilus. Jah. See on suur, see on väga suur. Jah. Ei, igal asjal ei. Seda tegime ja... Ega miks see nii ütled? Kas see oli 2017? 17, jah. Aga miks sa ütled, et seda ei saaks praegu teha? Kas nagu Trumpi parodeerida praegu siis tõesti ei saa? Ei, saab. Miks ei saa? Iseenesest saab kõik. Kas Putinit saab praegu parodeerida? Kas ta siis oli juba paras? Oli. Aga praegu on lihtsalt jäle ju. Aga saab siis või ei saa teha huumorit Putini teemal? See peaks olema mingi raju huumor siis. Selles mõttes, et ta igatpidi üle võlli. Nagu rõve? Kaunis räige, jah. Ikka selline musta huumori kant. Aga ma ei tea, kas teda praegult saaks see... Ma ei usu, ma ise ei tahaks sellist vaadata. Ma ei taha sellist jätist, ma ei taha vaadata. Ise kui on huumor? Ei, mind ei ajada naerma. Ei, ta on oma olemuselt selline värdjas, et mind ei ole tema kehastatud tüüp, kui keegi kehastab teda. Siis see aja mind naerma. No aga oletame, kui näiteks vanamehe tiim võtaks Putinit, teeta siukse, ma ei tea, plastiliinist mingi jäletiku, ikka jää naerma või? Ei. Aga teha sokk, mille nimi on Putin. Ei, sa võid ükskõik mis variante võtta. Mind ei aja Putin ükskõik mis vormis naerma, sest ta on lihtsalt jäle. Kui inimese kohta võib nii öelda, ma arvan, tema puhul võib. Nii, aga Trump ajaks naerma? Trump ajab ikka naerma. Kas sa ei näe, et Trump on tegelikult oht nagu vabale maailmale? Ma loodan, et ta ei ole oht. Aga samas jah, nende sammudega, mida ta siin on ette võtnud, ta on keeranud asjad küll kohati väga nässu, nii et need kriitilised momendid paljud on juba tehtud. Trumpi kohta ühesõnaga. Jah. On tema teinud siis. Et ala ikkagi, et kui on hea sõber,
no ta ei pruugi sul südamesõber olla, aga lihtsalt hea sõber. Ja sa lähed temaga raksu ikka kapitaalselt või ütled talle sellist, mida ta ei vääri ja tõesti solvad teda. Siis inimlikul tasandil on seda lõhutud osa väga keeruline kokku liimida. Riikide rahvaste puhul on samasugune. Ma ei kujuta ette kanadalaste suhtumine, kuidas seda kui tavalisel hokimatšil ülistatakse lihtsalt välja Ameerika hümn. No see on päris kole. Sõbrad mängivad ühes samas liigas NHL-is, eks ole. Kanada ja USA. No selles mõttes jah, ma ei tea, mis asjad. Võt see ongi see, et sa ärkad hommikul üles, vaatad uudiseid ja vaatadki selle pilguga, et mis nüüd Trump eile õhtu ütles. No ja siis täna ütleb ühte teist. Ei, no ka arusaadav, aga ma mõtlen veel kord huumori mõttes, et kas see sellisest olukorrast aitab huumor läbi tulla või on olukord nii tõsine, et polegi mõtet, vaid siin tulebki hoopis näpuga järge ajada ja et ta nüüd ei läheks juba konstitutsiooni kallale ja ei tekitaks seal autokraatiat seal riigis. Mis enam naerad, eks ole? Ma ei usu hästi sellist asja. Mida nüüd siis? Et autokraatia tekitab. Seal on ikkagi, kogu süsteem on ikkagi nii mitmekihiline ja nii kindel, et ma väga kahtlen, et tal on nüüd presidendil ei ole nii palju, kui ma tean, sa pead Andreas Kaju kutsuma siia. Et tema teab ju neid asju väga hästi, aga ei lähe sealt läbi kõik asjad, seal kooskõlastama ja et kui ta ainuisikuliselt saaks teha, siis oleks asjad palju muutunud.